Tavaliselt sümboliseerib maja perekodu. Siin elavad kõik pereliikmed koos. Seetõttu investeerivad enamik inimesi tõesti palju, et seal elavad inimesed tunneksid end mugavalt. Aga sinu teadmiste täiendamiseks on maailmas maju, mis ei ole tehtud ainult elamiseks, vaid hoopis selleks, et ellu jääda erinevates ilmastikutingimustes. Näiteks on olemas maju, mida tavaline üleujutus ei mõjuta. On ka maju, mis suudavad vastu pidada maavärinatele, tormidele, kuumusele ja äärmuslikule külmale. Ja on ka maju, mis hakkavad veetõustes ujuma. On isegi maju, mis on sõna otseses mõttes mäe sisse ehitatud ja palju muudki. Kuigi enamik kaasaegseid maju laguneb aja jooksul järk-järgult, on maailmas mõned ehitised, mis on loodud kestma väga pikka aega. Seetõttu vaatame selles videos mõningaid maailma kõige erilisemaid ja vastupidavamaid maju. Aga enne kui me arutelu alustame, palun ma sinult üht laiki ja palun telli ka meie kanal. Telli kindlasti meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Alustame siis nüüd. Number 10. Ujuvad majad, mis tõusevad üleujutuste ajal. Enamikus riikides, kui tekib üleujutus, ehitatakse kõrgemaid seinu ja tugevamaid üleujutustõkkeid. Aga Hollandis oli meil teistsugune idee. Selle asemel, et veega võidelda, ehitasid nad majad, mis suudavad veega kaasa liikuda. Ühes külas Maasi jõe lähedal on majad, mis esmapilgul näevad välja täiesti tavalised. Kuid kui saabub suur üleujutus, siis tuleb nende tõeline disain esile. Kogu maja tõuseb aeglaselt koos veetaseme tõusuga, nagu paat. Hollandi üleujutuste kontrolliprojektide aruannete kohaselt ehitati need majad ettevalmistusena tugevamate üleujutuste jaoks, mida põhjustab kliimamuutus. Kuna suur osa Hollandist asub merepinnast madalamal, on neil juba ammu üleujutustega probleeme olnud. Seetõttu ehitasid nad maju, mis ei purune kergesti isegi üleujutuse korral. Selle kõige suurim saladus peitub vundamendis. Maja all on suur õõnes betoonkast. Kui ilm on normaalne, seisab see lihtsalt maapinnal nagu tavaline maja. Aga kui vesi tõuseb ja tekib üleujutus, täitub majaalune õõnsus veega. Seetõttu hakkab kogu konstruktsioon seal ujuma. Külgedel on ka suured teraspostid, mis toimivad juhikutena, et maja minema ei triiviks ega külili ei vajuks. Seega isegi kui see ujub, on see ikkagi stabiilne. Veelgi muljetavaldavam on see, et kogu süsteem töötab automaatselt. Pole ühtegi nuppu, pole ühtegi masinat, pole vaja inimest, kes seda käivitaks. Maja tõuseb iseenesest vastavalt vee tasemele. Isegi vee, elektri ja kanalisatsiooniühendused on paindlikud, et need ei katkeks, kui maja tõuseb. Ja kuigi selle kontseptsioon on arenenud, on disain ise tegelikult lihtne. Betoon, teras ja puit on peamised materjalid. Sellel pole keerulist tehnoloogiat, mis aja jooksul kergesti katki läheks. Seetõttu on seda lihtne parandada ja hooldada. Mõne elaniku sõnul tunnevad nad end üleujutuste ajal palju kindlamalt. Hoiatus, sest nad teavad, et vesi ei pääse niisama lihtsalt nende majja. Selle asemel tõuseb kogu maja koos veega üles. Ja kuna see projekt osutus edukaks, on ka teised üleujutustel altid linnad maailmas hakanud sama ideed uurima. Selle hulka kuuluvad mõned piirkonnad Bangkokis, Jakartas, New Orleansis ja Ühendkuningriigis. Kuna mereveetase maailmas jätkuvalt tõuseb, on võimalik, et selliseid maju tuleb tulevikus veelgi juurde. Sest mõnikord on kõige tõhusam viis looduse vastu ellu jääda, mitte sellega võidelda, vaid kohaneda. Number 9. Majad, mis on tehtud vanadest rehvidest ja prügist. Ameerika New Mexico kõrbes on maju, mis näevad välja väga ebatavalised. Need ei tundu olevat tavalised majad. Aga mis on veel üllatavam, paljud neist on seisnud juba aastakümneid ja neid kasutatakse siiani. Neid kutsutakse Earthshipideks. See idee sai alguse 1970 aastal arhitekt Michael Reynoldsi abiga. Ta tahtis ehitada maja, mis suudaks hakkama saada ka linnast kaugel. Selline, kus isegi kui vesi või elekter kaob, saab seal ikkagi elada. Ja üks kõige erilisemaid osi selle juures on kasutatavad materjalid. Paljud Earthshipi seinad on tehtud vanadest autokummidest, mis täidetakse tihedalt mullaga. Kui see ära kõvastub, muutub sein väga tugevaks, peaaegu nagu kivi. Seejärel kaetakse see krohvi või betooniga, et muuta see veelgi tugevamaks ja paremini kaitstuks kuumuse ja vihma eest. Earthshipi seinad on paksud ja see aitab palju sisetemperatuuri kontrollimisel. Hommikul kogub sein päikesent soojust. Õhtul hakkab see aeglaselt soojust välja andma. Seetõttu, isegi kui kõrbes on päeval väga palav, on siin öösel jahedam ning maja sees jääb mugav temperatuur. Konditsioneeri või kütteseadet pole eriti vaja, neil on ka oma veesüsteem. Katus on disainitud vihmavett koguma.
seejärel kogutakse ja puhastatakse vesi, et seda saaks kasutada joogiks, pesemiseks ja muuks tarbeks. Isegi kraanikausist ja dušist pärit kasutatud vett taaskasutatakse taimede kastmiseks. Paljudes Earthshipides kasutatakse ka päikesepaneele, et toota oma elektrit. Seega, isegi kui oled keset kõrbe, on võimalik luua toimiv kodu. Kuid need majad pole erilised ainult sellepärast, et nad on keskkonnasõbralikud. Need on ka tule, termiitide ja mädanemiskindlad. Sest enamik nende materjalidest on muld, betoon, teras ja muud vastupidavad materjalid. Ilmastik ei suuda meid kergesti kahjustada ja kuna disain on lihtne, on neid lihtne parandada ka paljude aastate möödudes. Siiani seisavad veel paljud originaalsed Earthshipid 1970-ndatest ja see on selle kontseptsiooni kõige olulisem punkt. Maja ei pea olema ülikallis ega ülitehnoloogiline, et kesta väga pikka aega. Mõnikord muutub maja tugevamaks, kui see oskab loodusega koos eksisteerida. Number 8. Mäe sisse peidetud maja. Walesis on üks maja, mida sa vaevu märkad, isegi kui see on otse su ees. Sest selle asemel, et maa peal seista, on see peidetud otse mäe külje sisse. Esmapilgul näeb see välja nagu tavaline muruväli. See näeb välja nagu väike osa mäest, kuid selle rohelise mäenõlva all on kaasaegne maja, mis on ehitatud kestma väga pikka aega. Seda nimetatakse Malatori majaks. See valmis 1998 aastal Pembrokeshire'is Pembrokes ja kuni tänaseni on see endiselt üks kõige erilisemaid maa-aluse arhitektuurinäiteid Euroopas. Selle maja erilisuse üks suur põhjus on see, et peaaegu kogu hoone on maa alla peidetud. Väljastpoolt on peaaegu ainult suur ovaalne klaassein nähtav. Ülejäänud osa majast on kaetud maa ja rohuga. Ja see pole loodud ainult selleks, et lahe välja näha. Sellel on ka tõeline eesmärk. Kui suurem osa majast on maa all, on see paremini kaitstud tugeva tuule, vihma ja äärmuslike temperatuurimuutuste eest. Mägi ise toimib nagu loomulik kilp. Selle põhikonstruktsioon on samuti paks, sest see on valmistatud raudbetoonist ja terasest. Seetõttu on vundament väga tugev. Katus on kaetud päris rohu ja mullaga. See aitab palju hoida maja suvel jahedana ja talvel soojana. Seetõttu ei ole vaja väga tugevat kütte- ega jahutussüsteemi. See on ka energiasäästlikum. Ja kuna enamik konstruktsioonist on peidetud, puutub see ka vähem kokku otsese vihma, päikesekuumuse ja tugevate tormidega. See tähendab, et materjalid kuluvad aeglasemalt kui tavalises majas, mis on pidevalt ilmastiku käes. Sees on maja avatud planeeringuga. See ei ole täis paksusid seinu ega palju eraldi ruume. Paigutus on lihtsam. Ja arhitektide sõnul tegid nad selle nii, et maja oleks tulevikus paindlikum, sest on vähem seinu. Vähem osi võib aja jooksul probleeme tekitada. Veel üks asi, millele nad mõtlesid, oli asukoht. Nad ei ehitanud seda üleujutusohtlikku piirkonda ega kohta, kus võivad kergesti maalihked tekkida. See on oluline, sest ükskõik kui tugev majaga poleks, võib see ikkagi kahjustuda, kui see on valesse kohta ehitatud. Ja see ongi kõige tähtsam idee selle maja taga. Pikaajalise kodu mõõdupuuks pole ainult betooni paksus või terase tugevus. Mõnikord peitub tõeline saladus õiges inseneritöö ja looduse ühendamises. Sest kui maja oskab oma ümbrusega hästi läbi saada, on palju suurem tõenäosus, et see kestab väga pikka aega. Number 7. Mäemaja, mida peaaegu keegi ei näe. Šveitsis on üks maja, mis on kaugelt vaadates peaaegu nähtamatu, sest see on otse mäe külje sisse ehitatud. Seda nimetatakse Villa Valsiks. Esmapilgul tundub, et selles kohas polegi maja. Ainult üks suur ümmargune aken paistab mäe küljel silma. Kuid selle ümmarguse akna taga on terve maja, mis on maa ja kivide sisse peidetud. See maja ehitati 2009. aastal Šveitsis Valsi küla lähedale. Ja arhitektide peamine eesmärk oli lihtne. Luua maja, mis oleks vastupidav, vaikne ja peaaegu ei rikuks mäe loomulikku välimust. Seetõttu, selle asemel, et ehitada suur struktuur maa peale, kaevasid nad otse mäe külge, et sinna maja paigutada. See oli suur eelis, sest paks kivi ja muld ümberringi toimivad loodusliku kaitsekihina külma ilma, tugeva tuule ja suurte temperatuurikõikumiste vastu. Mägi ise toimib nagu loomulik soomus. Betoon on peamine materjal hoone sees, et maja kest oleks tugev. Kuna see on maa all peidus, mõjutavad vihm, päike ja muud tegurid, mis tavaliselt tavalisi maju kiiremini rikuvad, seda palju aeglasemalt. Seetõttu vajab see aja jooksul ka vähem hooldust. Ja kuigi maja on maa all, ei ole see sugugi pime.
suur ümmargune avamaja ees toimib loodusliku valgusallikana. Sealt pääseb sisse päikesevalgus ja avaneb vaade orule väljas. Selle sisekujundus on samuti lihtne. Pole liigseid kaunistusi, pole liiga keerulist paigutust. Peaaegu kõik sees olevad asjad on tehtud praktiliseks ja vastupidavaks. Ja just see teebki Villavalsi eriliseks. See ei ole maja, mis on ehitatud uhkustamiseks. See on tehtud selleks, et kesta kaua. Kui enamik kaasaegseid maju keskendub välimusele, siis see maja keskendub rohkem kaitsele, tõhususele ja pikaajalisele ellujäämisele. Ja see näitab, et mõnikord pole kõige tugevam maja mitte see, mis on kõige suurem või kõige kallim, vaid see, mis oskab end peita ja loodusega koos eksisteerida. Number 6. Maja, mis muutub kindluseks. Poolas on üks maja, mis suudab oma välimust muuta vaid mõne minutiga. Kui see on avatud, näeb see välja nagu moodne luksuslik kodu, kus on palju klaasi ja avar ruum. Aga kui selle turvasüsteem on suletud, muutub kogu maja nagu betoonpunkriks. Seda kutsutakse turvamajaks. See tehti Varssavis 2009. aastal arhitektuuribüroo KVK Promsi poolt. Ja juba algusest peale oli selle maja eesmärk selge. Seda ei tehtud ainult selleks, et ilus välja näha, vaid selleks, et olla väga turvaline ja vastupidav. Kogu konstruktsioon on valmistatud raudbetoonist ja terasest. Seinad on paksud, raam on tugev ja peaaegu igal majaosal on turvalisuse eesmärk. Aga selle kõige erilisem omadus on liikuvad seinad. On suured betoonpaneelid, mis suudavad liikuda, et täielikult katta maja aknad ja sissepääsud. Kui need sulguvad, kaovad peaaegu kõik hooneavad. See on nagu hiiglaslik seif, mis on tehtud betoonist. Isegi teise korruse rõdu saab sulgeda ja see liigub sissepoole. Nii et kui kogu maja on lukus, on sinna väga raske sisse pääseda. Aga hommikul näeb see hoopis teistsugune välja. Paneelid avanevad. Suured klaasseinad tulevad välja. Kogu maja muutub valgusküllaseks ja avaraks. Seest avaneb vaade aeda ning sisse tuleb loomulikku valgust. Nii et kuigi see on väga turvaline, võib see ikkagi olla mugav elamiseks päevasel ajal. Ja selle disainis ei mõeldud ainult turvalisusele inimeste vastu. See tehti ka tugevate tormide ja teiste ekstreemsete tingimuste vastu. Sellel on ka varusüsteemid vee ja elektri jaoks juuks, kui tekib hädaolukord. See on nagu kaasaegse kodu ja ellujäämisvarjendi kombinatsioon. Aga mis on huvitavam, seda ei ehitatud sõjatsooni ega ohtliku kohta. See asub sõjatsooni vaiksel alal. See näitab lihtsalt, kuidas mõne arhitekti mõtteviis on muutunud kaasaegse elamuehituse osas. Kuna mured katastroofide, turvalisuse ja ebakindluse pärast maailmas kasvavad, on nüüd olemas maju, mis pole loodud ainult selleks, et olla ilusad. Need on loodud ka selleks, et ellu jääda isegi kõige raskemates olukordades. Ja just see ongi turvamaja idee taga. Maja, mis võib päeval olla tavaline, kuid võib mõne sekundiga muutuda kindluseks. Number 5. Kuplimaja, mis elas üle võimsad orkaanid. Floridas on üks maja, mis on korduvalt vastu pidanud tugevatele orkaanidele, kuid seisab endiselt püsti. Seda nimetatakse kuplimajaks. Ja aastaid on see olnud üks kuulsamaid orkaanidele vastupidava maja näiteid Ameerikas. See ehitati 1982 aastal Pensacola Beachil Pabli poolt. Juba algusest peale teadis ta, et see koht on ohtlik, sest Florida rannikualasid tabavad sageli tugevad tormid. Seetõttu ei ehitanud ta tavalist maja, vaid tegi konstruktsiooni, mis suudab taluda tugevat tuult ja tormitulva. Ja see ongi põhjus, miks selle kujundus on ümmargune. See pole ainult selleks, et see teistsugune välja näeks. Kupli kujul on tegelikult insenertehniline eesmärk. Kui tuul on tugev, liigub õhuvool ümmarguse konstruktsiooni ümber palju kergemini kui lamedate seinte ja teravate nurkade puhul. See tähendab, et majale mõjub otseselt väiksem surve. On väiksem tõenäosus, et konstruktsioon puruneb või lahti rebitakse orkaani ajal. Sellel on ka kõrge vundament, mis aitab pormilainele ehk merevee tõusule tormi ajal vastu pidada. Majal on peamiselt kasutatud betooni ja tugevaid materjale. Seinad on paksud. Ja see ei kasuta tüüpilist katusekonstruktsiooni, mida tugev tuul kergesti minema viib. Paljude aastate jooksul on kuppelmaja üle elanud mitu tugevat orkaani, sealhulgas orkaan Iva 2004 aastal ja orkaan Dennis 2005 aastal. Kui paljud ümberkaudsed majad sai kannatada, jäi kuppelstruktuur püsti ja just sellepärast on see muutunud populaarseks sotsiaalmeedias ja dokumentaalfilmides. Satelliidipiltidel on seda sageli näha peaaegu üksinda püsti seismas, samal ajal kui teised ümbruskonnahooned on kas hävinud või kadunud. Kuid lõpuks ei olnud probleemiks mitte maja ise.
meri sööb aegamisi selle ümbruse maad ranniku erosiooni ja merevee tõusu tõttu. Jõudis kätte hetk, mil maja ümbrus oli peaaegu vee all ja lõpuks jäeti see koht maha. Aga isegi kui seda enam pole, jäi kuppelmaja siiski oluliseks näiteks katastroofikindla arhitektuuri maailmas. See näitas, et mõnikord ei ole maja ellujäämiseks kõige tähtsam suurus või väga kallid materjalid, vaid õige kuju, õige inseneritöö ja õige planeerimine loodusjõudude vastu. Number 4. Hiiglaslik kivimaja, mis on ehitatud nagu iidsed varemed Massachusettsis, Ameerikas, on üks maja, mis näeb välja justkui pärineks muistsetest aegadest. Kui sa seda näed, arvad sa, et see on vana tempel või iidne kindlus. Sest selle asemel, et kasutada tavalisi õõnesblokke või puitu, on kogu ehitises kasutatud suuri kive. Seda nimetatakse Boltoni kivimajaks. Ja kõige üllatavam on see, et kivide ühendamiseks pole peaaegu üldse tsementi kasutatud. Selle ehitas insener ja skulptor David Bolton 2000ndate alguses. Tema eesmärk oli lihtne, kuid väga raske teostada. Tahtis ehitada maja, mis kestaks 100 aastaid, võib-olla isegi kauem. Seetõttu kasutas ta suuri graniitblokke, mida ta vormis ja paigutas väga täpselt. See on nagu hiiglaslik pusle. Kui kivi on paika pandud, aitab selle enda kaal kogu konstruktsioonil stabiilsena püsida. See tehnika on peaaegu sama, mida kasutati mõnedes iidsetes kiviehitistes Peruus ja teistes vanades tsivilisatsioonides. Ja see ongi põhjus, miks maja on nii vastupidav. Sellel on ka väga paksud seinad. Mõnes kohas on need üle 2 jala paksud. Kuna peamine materjal on kivi, siis see ei põle kergesti. Seda ei söö ka termiidid nii lihtsalt. Samuti ei lagune see nagu puit. Isegi selle katus on kivist. See ei ole tavaline plekkkatus ega sindlid. All on spetsiaalne drenaažisüsteem, vihmavesi ei koguneks. Peaaegu iga osa majast on tehtud nii, et see kestaks väga kaua. Aga kuigi see näeb väljast välja nagu iidne ehitis, on see seest siiski kaasaegne kodu. On olemas köök, magamistoad, vannitoad ja on ka eluruumid, nagu tavalises majas. Sellel on ka oma päikeseenergiasüsteem ja geotermiline küte, et energiat säästa. Ja veel üks asi, millele Bolton mõtles, oli hooldus. Elektri- ja torustikusüsteemid on paigaldatud nii, et neid oleks lihtne parandada ilma konstruktsiooni lammutamata. Nii et isegi aastate möödudes saab seda ikka veel parandada ilma põhivundamenti kahjustamata. Ja see ongi selle maja juures kõige huvitavam. Kui enamik tänapäevaseid kodusid toetub paljudele sünteetilistele materjalidele ja masstoodetud osadele, siis Boltoni kivimaja pöördus tagasi lihtsama ehitusviisi juurde. Kivi, raskus ja õige inseneritöö. Ja mõned arhitektide ja inseneride sõnul on see ka põhjus, miks paljud iidsed ehitised maailmas seisavad siiani püsti. Sest mõnikord on kõige lihtsam viis, see, mis kestab kõige kauem. Number 3. Kaldusmaja, mis on loodud maavärinatele vastu pidama. Itaalias on üks maja, mis esmapilgul tundub viltune. Näib, nagu oleks see valesti ehitatud, nagu poleks see stabiilne. Aga tegelikult on sellel majal just selline omapärane disain meelega ja põhjuseks on maavärinad. See maja on osa Itaalia uurimisrühma Homer projektist. See tehti pärast mitmeid tugevaid maavärinaid Itaalias, mis hävitasid palju maju ja hooneid. Seal tekkis neil suur küsimus, kuidas ehitada maja, mis suudab maavärina korral paremini vastu pidada. Ja selle asemel, et kasutada tavalist ristpilikukujulist disaini, tegid nad kaldraamiga konstruktsiooni. See näeb välja, nagu oleks viltu, kuid selle taga on teadus. Tavalises majas mõjub maavärina ajal pugev surve just nurkadele ja konstruktsiooni liitekohtadele. Ja kui üks osa ei suuda pinget taluda, võib kogu maja kokku variseda. Aga selle diagonaalse disaini puhul on koormus ühtlasemalt jaotatud. Ja see hajutab jõudu, kui maa liigub. Raam jaotab löögi laiali, nii et raskust ei pea vastu võtma ainult üks osa. Selle kõige tähtsam vundament on raudbetoon koos amortisaatoritega. Seetõttu liigub maja veidi maavärina ajal selle asemel, et jääda täiesti jäigaks. Ja see aitab oluliselt vähendada kokkuvarisemise võimalust. Selle seinte materjalid on ka kerged, kuid tule- ja kuumakindlad. Ja kuigi disain on kaasaegne, on kogu kontseptsioon siiski praktiline. Sellel on ka päikesepaneelid, et oleks oma elektrivarustus. Ja tänu lae ja sisemuse kujule on õhuvool majas sees palju parem. Seetõttu on suurem osa aastast vaja vähem konditsioneeri. Veel üks selle kõige olulisemaid omadusi on see, et seda saab kiiresti kokku panna. Paljud selle osad on eelvalmistatud.
see tähendab, et osi saab viia katastroofipiirkondadesse ja kokku panna vaid mõne päevaga, kasutades kraanasid ja lihtsaid tööriistu. ja see on suur asi maavärinas kannatada saanud piirkondade jaoks. Sageli ootavad inimesed aastaid, enne kui saavad püsiva eluaseme. Aga Homer Projecti eesmärk on ehitada maja, mis ei oleks lihtsalt ajutine varjupaik, vaid kodu, mis kestab mitme põlvkonna jooksul. ja see on selle disaini kõige olulisem idee. Pole piisav, et maja oleks lihtsalt ilus. See peab olema valmis ka ootamatute katastroofide jaoks, mis võivad igal ajal juhtuda. Ja mõnikord on see eriline disain, mis võib tunduda väike. Esmapilgul osutubki kõige targemaks insenerilahenduseks. Number 2. Mäe sees peidetud maa-alune küla. Lõuna-Hispaanias on üks kogukond, kus paljud inimesed elavad sõna otseses mõttes mäe sees. See ei ole lihtsalt turismiobjekt. Need on päris majad, mida kasutatakse siiani ja mis veelgi üllatavam, mõned neist on seisnud juba 100 aastaid. See koht asub Guadixis, Andaluusias. See on tuntud tuhandete koopamajade poolest, mis on otse pehmetesse mäenõlvadesse kaevatud. Esmapilgul näeb see välja nagu tavaline küla. Seal on uksed, aknad ja teed. Aga kui sa sisse astud, siis saad aru, et suur osa majast asub otse maa all. Hispaania ajalooallikate kohaselt on seda tüüpi elamuid selles piirkonnas juba ammu kasutatud. Ja aja jooksul laienesid ka majad, kuna pered kaevasid mäe sisse juurde uusi tube. Ja kuigi see kontseptsioon on väga vana, on see siiani üks kõige praktilisemaid elamispinna lahendusi. Sest maa ise toimib loodusliku isolatsioonina. Kui väljas on väga palav, on sees jahe. Kui aga ilm on külm, püsib koobamajas sees temperatuur endiselt mugav. Seetõttu pole paljudes majades siin peaaegu üldse vaja konditsioneeri ega suurt küttesüsteemi. Ja kuna suur osa hoonest asub maa all, on see ka paremini kaitstud tugevate tuulte, metsatulekahjude ja äärmise päikesekuuma eest. Samuti puudub tavaline katus, mida torm saaks minema viia. Veel üks kõige olulisemaid põhjuseid, miks need majad kaua kestavad, on see, et konstruktsioonis on väga vähe puitu. See tähendab, et on väiksem võimalus termiitide, mädanemise või tulekahju tekkeks. Ja kuna enamik seinu on otse mäe osa, on kogu maja väga vastupidav. Siiani kasutatakse Guadixis endiselt tuhandeid koopamaju elamutena ja mõned neist on juba moderniseeritud. Seal on päikesepaneelid, kaasaegne torustik ja uuendatud elektrisüsteemid. Aga isegi kui mõnel majal selliseid uuendusi pole, saab seal ikkagi korralikult elada. Ja viimastel aastatel on nende koopamajade vastu hakanud huvi tundma ka arhitektid ja keskkonnaeksperdid. Sest kui maailm otsib kliimakindlamaid elamuid, on nad märganud, et paljusid tänapäevaseid lahendusi on Guadixis juba ammu kasutatud. Looduslik isolatsioon, passiivne jahutus, loomulik ventilatsioon ja maa enda kasutamine kaitseks. Lihtsad ideed, mida kasutatakse nüüd taas kaasaegses rohelises arhitektuuris. Ja see ongi siin kõige huvitavam. Kuigi paljud kaasaegsed hooned lagunevad kiiresti või on väga kallid hoondada, on need majad, mis on sõna otseses mõttes mäkke kaevatud, jäänud tugevaks väga pika aja jooksul. Mõnikord on vanad meetodid tegelikult kõige tõhusamad. Number 1. Maja, mis on ehitatud hiiglaslike kivide vahele. Portugalis on üks maja, mis näib, nagu poleks seda inimene teinud. Kui sa seda kaugelt vaatad, paistab see lihtsalt nagu suurte kivide rühm mäenõlval. Aga kui sa lähemale lähed, näed aknaid, ust ja katust, mis on otse hiiglaslike kivide vahele paigutatud. Seda nimetatakse Casa do Penedoks või tuntakse paremini kui kivimaja. See ehitati 1974 aastal ühe pere lihtsaks suvemajaks. Aga hiljem sai sellest üks Euroopa kõige kuulsamaid omapäraseid maju. Ja kõige erilisem selle juures on 4 suurt graniitrahnu ise, mida kasutati hoone põhiosana. Selle asemel, et kivid eemaldada, kaasati need otse maja disaini. 2 kivi moodustavad maja küljed. Üks neist on osa tagumisest küljest. Ja üks neist on osa katusest. See on väga oluline, sest graniit on väga vastupidav. See on üks maailma kõvemaid ja vastupidavamaid kivimeid. See ei põle kergesti, see ei lagune. Ja see ei mõjuta kergesti vihm ega kuumus. Seetõttu aitab see majal väga kaua vastu pidada. Teised seinte osad on samuti tehtud kohalikust kivist ja betoonist. Selle disain on lihtne. Puuduvad kõrgtehnoloogilised süsteemid. Puudub keeruline tehnoloogia.
ja just see ongi üks põhjusi, miks see on vastupidav. Mida vähem süsteeme, seda vähem on asju, mis võivad aja jooksul katki minna. Sellel pole ka originaalset torustikku. Ja elektrisüsteeme polnud ka siis, kui see algselt ehitati. Seega pole torusid ega juhtmeid, mis võiksid kergesti probleeme tekitada. Ka sees on kõik lihtne. On kamin, on puidust pingid ja ainult kõige elementaarsemad asjad. Aga sellest piisab, et olla mugav elukoht. Ja samal ajal, kui paljud tänapäevased kodud toetuvad arenenud tehnoloogiale, on Casa Topinedo vastupidine. Selle peamine tugevus on raskus, lihtne inseneritöö ja koha loomuliku kuju kasutamine. Nagu oleks maja ja mägi kokku sulandunud. Ja see ongi põhjus, miks see nii ainulaadne on. See ei püüa loodust kontrollida. See lihtsalt sobitub siia. Ja võib-olla on see ka põhjus, miks see suudab nii kaua püsti püsida.